kuidas sa üldse Pilateseni jõudsid ja lõppkokkuvõttes ka selle treeneri teekonnani jõudsid ja kuidas kõik see nii-öelda Eestis ka siis alguse sai? Selleks me peame päris tükk maad tagasi rändama, peaaegu 20 aastat. Et ma olin olnud shapingu treener ja olin olnud aeroobika treener ja hakkas tulema ka uus treeningstiil Pilates. Sellele esimesele Pilatese õpetajate koolitusele ma panin ennast kirja ja ega ma ju päris täpselt aru ei saanudki, et mis must siis 20 aasta pärast saab. See treening tundus väga põnev, me õppisime ühe inimese elutööd, mis on siis Joosef Pilatese poolt loodud treeningsüsteem ja varem ei olnud ka ühtegi treeningut õpetatud süsteemina, oli õpetatud lihtsalt harjutuste tegemist. Meid õpetas Kelly McKinnon, see oli kursus, mis kestis meil kokku umbes 10 aastat. Alustasime kõige kergematest matiharjutustest ja niimoodi kursuse järel liikusime edasi. Eestis sellel ajal ei olnud isegi Reformeri stuudioid või stuudioid oli vist kas 1 või 2 ja selle peale ei olnud isegi nagu mõtet, et see kunagi ka meieni jõuab, et me lihtsalt õppisime, õpetasime, harjutasime ja liikusime siis matitehnikast edasi seadmete juurde. Aga ühel päeval see kõik nagu muutus reaalsuseks ja jõudsime ka stuudio loomiseni. Ja see stuudio tähendas ka seda, et ma loobusin oma igapäevatööst ja pühendasin siis ainult tööle Pilatese stuudios. Minuga koos oli siis sellel kursusel umbes 15-20 õpetajat, kes samal ajal õppisid ja väga paljud nendest on jäänud siis pühendunult Pilatese õpetamisega tegelema tänapäevani. Kuidas see stuudio loomine üldse välja nägi või mis tunne see oli, et sul ongi reaalselt oma stuudio ja see on hea tunne ja kas sul ikka Pilatesega see, et sul oligi siuke armastus esimesest silmapilgust Pilatesega või et miks sa just otsustasid, et võiks Pilatesega edasi minna, mitte siis nende teiste treenidega, mida sa enne seda andsid? Ma ei tea, armastus esimesest silmapilgust võib-olla ei olnud, aga mulle meeldib selle süsteemi juures see, et see on süsteemne, see on korrektne, see on väga loogiline, see on väga mõistetav, väga vajalik ja mul oli väga kerge nagu leida neid seoseid, et miks ma seda teen ja kuidas ma seda õpetan ja see kasutegur kõnetas, et see on tõesti igale kehale, ükskõik millega siis inimene tegeleb, kas mõne teise spordialaga või ta istub liiga palju või ta kasvatab väikeseid lapsi, tõstab asju või ta on eakamaks muutunud, et tema kõndimine muutus raskemaks. Et ma nägin selles väga suurt loogikat. Ja nüüd see julgus see stuudio luua, et võib-olla oli ka ju 20 aastat tagasi kergem teha otsuseid, et kui ise olla noorem. Ja me seda otsust tegelikult kordagi ei kahetse. Et see stuudio loomisega koos on tulnud väga palju toredaid kliente, kes on meid õpetanud läbi oma probleemide, siis meie oleme õpetanud nendele tugevaks saamist. Väga mitmed on jäänud meie juures käima umbes 15 aastat, et see on muutunud väga paljude inimeste elustiiliks. Et see on tegelikult väga hea tunne, kui sa saad midagi teise elus luua paremaks ja sa näed ka seda tulemust pärast lühiajalise treenimise järel. Mis on Pilatese kasutegurid? No, tore oleks öelda, et kõigile sobib. Joosef Pilatese enda poolne idee oli, et seda süsteemi on vaja õpetada juba koolides. Tänapäeval seda veel ei ole, kuigi ikkagi liikumistunnid on, aga otseselt kui süsteemi veel ei õpetata. Pilates tänapäeva maailmas tegelikult sobib väga hästi, sest on väga suure kohalolekuga treening. Sa pead jätma kõik oma mõtted praktiliselt tunniks ajaks pausile ja terve tund aega keskenduda oma kehale, siis juba terve keha väljub palju paremas seisukorras, kui ta on tulles. Et nüüd võib-olla on noortemate hulgas on veel selline fun treening ja eelistatakse lõbusamat ja muusikaga treeninguid,
aga need, kes on ka tõsiselt spordiga tegelevad, näiteks iluuisutajad või tantsijad või balletitantsijad, nende treeningutes juba on ka pilatese treeningud olemas ja nii balletikoolis kui Estonias on ka reformerid olemas. No, pilatesesse enamasti jõuab inimene 40+, kes on juba teinud teadliku valiku. Ja väga tihti on see valik ka sellest, et ta on sõbranna või sõber on seda kogemust juba saanud ja ta võtab kaasa oma kaaslase ja kas siis tullakse koos või tullakse rühmatreeningusse või personaaltreeningusse. Et see esialgu võib olla taaskohtumine oma kehaga, keda sa tegelikult veel päris hästi ei tunne. Ja niimoodi tunnilt siis hakkavad need liikumised ja need harjutused tuttavamaks saama ja selle kasutegurit tunda, et on parem istuda või liikuda, kõndida, selge ei valuta, energiat on rohkem, et seda on juba 5. tunniks ikkagi kindlasti on tunda. On väga hea siis keskendumisvõimega inimesed ja väga hea kehatundlikkusega inimesed, kes võib-olla tajuvad seda kiiremini ja nad nagu ütlevadki, et meeldib. Ongi parem olla, parem kõndida, on energiat rohkem, lähed koju, teed oma maja ühe hoobiga korda. Aga on ka neid, kes tulevad sellepärast, et neil on olnud vigastused või on mingid suuremad probleemid, et ongi raskem teha rühmatreeninguid teistega koos, et on vigastuste tagajärjel on näiteks puus paigast ära või on seljavaludega tegemist või on peale lapse sündi on oma keha paremasse vormi saamiseks on pilates ideaalne vahend. Et nii nagu see inimene saabub oma soovidega, siis me alustame praktiliselt nullist selle keha tugevdamisega tegelemist. Et otseselt ei ole olnud niimoodi, et tullakse ja öeldakse, et üldse ei sobi. On ikkagi üldiselt see treening tekitab nagu heaolu tunde. Ta on parem, sirgem, kergem ja enda tervise hoolitsemine on ka see treening on väga suureks abiks. Me ju liigume, tõuseme püsti hommikul esimese asjana voodist ja viime oma jalad õhtul tagasi sinna voodisse, aga kõik, mis me seal päeva jooksul teeme, suure teadlikkusega ja paremas kehahoiakus seda tehes on tunduvalt kergem olla. Võib-olla sa saad välja tuua mingid ägedamad või sellised märkimisväärsed juhtumid või inimesed, kes on siin käinud? Minu tantsuõpetajaga on väga huvitav, et kui teda vaadelda, siis ta tundub, tal on ju kõik korras, ta ju tantsib ja liigub ja teeb imelisi liigutusi. Aga kui me hakkasime seda panema siis nagu seda tantsimist ja pilatese konteksti, siis see pilatese tehnika aitas väga palju kaasa. Et ikkagi jalgade liikumine, jalgade ülekoormuse vähendamine, parem kehakontroll, paremini rühti hoidmine, sest tants ju kestab pikalt ja seal on ka varbootstest juuste juurteni vaja ennast heas asendis välja näidata. Et see on olnud huvitav, et kuidas pealt näha, siis nagu ei ole mitte midagi juurde panna, et ongi juba ideaalvariant. Aga kui sa hakkad nagu nokitsema, et teed näiteks päkatööd paremaks või teed jalgade sirutamist ja liikumist ja sammupikkuseid paremaks, siis ka keha tunneb seda ja see liikumine tegelikult muutub oluliselt. Ja mulle väga meeldib, et selle tantsukogemuse juures, mida me siis jagame, et mina tantsimas käies ja Mattis Taume pilates tehes, et ühelt poolt siis on ka näha, kuidas tantsutundi juhendades on need näpunäited jõuavad ka siit pilatese stuudiost nende tantsuinimesteni läbi tantsuõpetaja. Et on väga huvitav olnud õpetada näiteks inimest, kes on olnud kasutanud proteesi üle 40 aasta ja järsku on ta õnnestunud saada biooniline jalg. Ja see treening oli ka nii, et me ei tea ju, mida oodata.
mõtlesime, et lihtsalt, et hakkame peale, vaatame, et kuidas see siis kulgeb. Ja neid üllatusmomente, mis see klient siis ka nagu rõõmsalt avastas, et niimoodi kasvab ja tema kõndimine tegelikult ja kerelihaste kasutamine väga palju aitas siis sellele loomulikule kõnnakule kaasa. Siis suur vahe on selles, kas kasutada proteesi, mis ei liigu või siis on tal juba lisatud neid liikumisvõimalusi juurde, et see oli väga äge, et kuidas me siis leidsime ja me kasutasimegi nii pinke kui reformerit kui Cadillac'i, et seda siis tulemust saavutada. Mis on kõige noorem vanus ja kõige vanem vanus, kes on siin Pilatese stuudios käinud, et võib-olla aitab ka inimestega, kes on neil? No, kõige nooremad vast on 7-8, et lapsed tegelesid iluuisutamisega. Lastega on natuke keerulisem, et nemad õpivad Pilatesest läbi mängu, aga nad samamoodi tegid reformerit ja harjutasid oma keha liikumist. See oli rohkem mängulisem ja kuna iluuisutajate koormus on väga spetsiifiline, siis hetkel meil ei ole iluuisutajaid, ei käi regulaarselt trennis. Meil on siis mõned tennisemängijad, kes on sellised gümnaasiumiealised ja nemad on väga hakkamist täis, et lastele tegelikult sobib see liikumine, neil on see kuidagi loomu poolest juba sees ja isegi palju vähem peab neid juhendama, et nad on julgemad ja ka siis ettevõtlikumad, et kui nad alustavad, siis nad on täiesti innukalt lähenevad sellele reformerile. Nüüd kõige vanemad treenijad, kes on olnud, alustas 72-selt ja siis 10 aasta jooksul treenis. Meil on ka neid, kes on 70+, on päris palju ja me plaanime siis sügiselt võib-olla ka mingit seenioride rühma teha, et ikkagi eaga see liikumine ja liikumise vajadus ja keha tunnetus muutub, et oleks siis üheealised inimesed ühes grupis. Võib-olla ka tuua välja need võimalused, mis siin Pilateses on, et ongi üks grupitrennid, personaaltrennid, kas midagi veel, et võib-olla saab nendest natuke rääkida. Ja muidu meestele enamasti meeldib personaaltreening, et nad väga harva käivad rühmatreeningutes. Need spordialad, millega mehed tegelevad, siis ongi, kas siis on see rattasõit rohkem, triatlonid, on tennisemäng ja tantsimist mainisin, või siis jõusaalis käimine, et seal on ka siis reformer, see, mis aitab keha joondumist parandada ja väga palju meeldib meesklientide puhul just pingiharjutused, kus saab ka siis oma jõudu proovile panna. Kui algaastatel meil olid rohkem matitreeningut, siis reformerite lisandudes ja reformeri pargi kasvades on meil 6 reformerit ja kahjuks me siis rohkem ühes tunnis inimesi tundi võtta ei saa. Ja isegi suurendada ei oleks võib-olla mõtet, sest kvaliteet ju kannatab selle all, et me ikkagi hoiame silma peal kõigil nendel 6 reformeril ja proovime saada siis häid tulemusi. Teeme ka siis treeninguid, mis on, nimetame duotreeningutes, kus käivad siis abielupaarid või sõbrad kahekesi trennis. On ka vanaisa, vanaema koos lapselapsega. Et see juhtum on ka natukene keerulisem, et kuna laps on vaegnägija, aga väga suure tundlikkusega ja umbes 2 aasta jooksul on ta omandanud sellised oskused reformeri peal hakkama saada, et see juhendamine tal jääb väga hästi meelde. Et me ei muuda siis ka harjutuste valikus nagu väga palju, et ta ikkagi teeb sellist rutiinset treeningut ja lisame siis 1-2 harjutuse kaupa mingi aja tagant harjutusi juurde. Ja mis me siin veel teeme? Meil on personaaltreeningut on 2/3 treeningutest, siis algaastatel oli see proportsioon oli vastupidine, et oli rohkem rühmatreeninguid. Meil on ka siis ühelt poolt hea meel ja kahju sellest, et me oleme päris palju hõivatud ja me peame panema kliente järjekorda ja ootele.
aga see annab muidugi ka teistele stuudiotele võimaluse saada niisugune juurde inimesi. Võib-olla ka tuntumad nimed ära mainida, kes siin Pilateses on käinud, et jälgitakse, kui inimestel annaks seda käsineerumist. Mul tegelikult need inimestele ei meeldi nimede nimetamine. Neile võib-olla selle loo vastu midagi, et mis nendega on juhtunud. Et väga tihti küsitakse, et mis must siis saab, kui ma siin edasi käin. Nüüd alguses nagu ei oskagi midagi öelda, et sul muutub kehahoiak paremaks, kuna see kohalolu nõuab ka head keskendumist, siis see keskendumine aitab igapäeva tegemistes paremini keskenduda. Võib-olla mingi tööasi saab kiiremini aetud. Võib-olla on kehas rahulikum olla ja see ärevushäired vähenevad, et su seismine ja kõndimine muutub kergemaks ja paremaks, aga on ka juhtumeid, kus siis oma isiklikus elus on siis võetud otsustavamaid samme, et tehtud ka neid otsuseid kergemini ära, et julgemaks on muututud. Selle kasutegur on ka selles, et see tund Pilatese treeningut õpetab inimesele midagi ka peale seda Pilatese treeningut 24 tundi ööpäevas, siis enamus ta on üksi ja hakkab siis seda Pilatese mõtet enda peas edasi kandma. Ja läbi selle siis muutub see kehahoiak või see kõik, mida ta teeb, palju paremaks. Üks mees hiljuti ütles mulle, et mulle meeldib see täpsus ja korrektsus ja see kohalolu. Mis on stuudio tulevikuplaanid? Laienemise plaane kahjuks enam ei ole. Et praegu ma tahaksin töötada selles rütmis, mis on. Et mul on hea meel nende õpetajate üle, kes on stuudios õpetavad. Ja ma isegi ise näen seda, et ma olen õppinud nii Pilatese tehnikat kui kinesioloogiat ja need mõlemad asjad toetavad inimese liikumist. Ja ma tahan nagu sellega edasi tegeleda, et ka kombineerida neid. Nüüd mul on võimalik jälgida keha nagu siis mitmest aspektist ühest Pilatese teadmiste baasilt ja siis nendel teadmiste põhjal, mida on ka siis need teised koolitused mulle selle pika õpetaja kogemuse jooksul mulle juurde andnud. Ja ma arvan, et iga see Pilatese tund on tegelikult selle õpetaja nägu ja et õpetaja sobiks õpilasega, selles on õnnestumisel suur osakaal. Et see peab olema selline vastastikune usaldus ja koostöö, et siis see toimib ka ideaalselt. Ma mõtlen, et see on suur väärtus, et elus üldse leida üles see rada, mööda kõndimine toimub huvitavalt, kergelt ja mind väga kõnetab see, kui ma näen seda, et üks tund Pilatese treeninguid on kellegi elu paremaks teinud. Sellepärast ma seda teengi. Et just see, et kui sa näed, et teise inimese elu läheb paremaks tänu sinule ja aidata tal seda eneseteadlikustust ja tuua välja mingisugused asjad. Tema tugevused, et ta julgeb ise rohkem ka ette võtta. Ja ma mäletan, et seal alguses, kui ma õppisin Pilates, siis ma olin ikka ülisukeldunud sellesse. Et mul oli, et ma harjutasin praktiliselt iga päev, ma ei tea, mitu aastat järjest, ma tegin kõik need harjutused läbi, ma olen kogu aeg ise ennast treeninud. Et seal on väga raske õpetada, kui sa ise ei ole kogenud teid harjutusi, et selgitada, mida me siin teeme, kuidas see tundub. Mul isegi need mõned minu õpingukaaslased, me nimetasime 11 naljatades proua Pilatesteks, sest me imbusime sellest Pilatese õppimisest ja õpetamisest läbi. Meil on olnud ka naljakaid olukordi, kui ma öösel ärkan ülesse ja ma ärkan selle peale, et ma tunnen, et ma teen Pilatese harjutust, et ma ei lülitunud välja. Võis väga veider välja näha. Et mingi see kogemus on aastatega tekkinud, et see
et näha ja võib-olla kiiremini otsustada, et mida sellel inimesel vaja on tänasel päeval juhtub kiiremini kui 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi. Juba nagu vaatluse põhjal saab päris palju välja mõelda. Viimane küsimus, mis on parim asi, mis nagu Pilates just sulle andnud on? Parim asi on, mul on elukestev töö. Ma valisin selle, mis mulle minu loomusega sobib. Ma teen seda täiesti nagu siis südamest, et ma ei tea, mida muud teha. Et ma olen teinud muid asju ka. Ja mulle meeldib see, et see on minu jaoks väga selge ja loogiline, et mul on elukestev töö. Väga hea vastus. Ma arvan, et see on see, kuhu poole paljud inimesed tegelikult terve elu ju pürgivad. Ja et ma ei tee tööd, mis mulle ei meeldi. Mulle meeldib iga päev. Mulle meeldib kohtuda nende inimestega, keda ma oma märkmikust olen kirjutanud. Ma kuulsin jõulude paiku üks klient ütles mulle, et kas sa oled aru saanud, et kui ägeda asja sa oled loonud, et peale seda ma hakkasin stuudios teise pilguga ringi kõndima ja mõtlen, et jaa, väga äge, et need kõik asjad on nagu tulnud ise minu juurde ajaga. Et need on tõesti minu siis elu suur osa. Väga inspireeriv. Jah, et see, ma ei kujuta ette, et see teha tööd, mis ei meeldi tegelikult, et millise tundega siis sinna minna üldse. On näinud ka, et kui sa teed tööd, mis sulle ei meeldi, siis sa võtad kellegi teisel võimaluse ära teha tööd, mis talle meeldib. Ja, et siis töö, mis meeldib, et seda on nagu teha väga kerge. Ja asjad kuidagi just ise loksuvad nagu paika ka tihti peal. Ja, et kõik nagu läheb ilusasti ja seal on miinimumstress, et seal on ikkagi hea ettevalm, sa tead, mis juhtuma hakkab.